Mina olen Renata. Teisipäeval said õpilasesinduse liikmed kokku Põltsamaa noortekeskuses, kus nad panid kokku ühise õpilasesinduse. Kohal olid Lustivere noored, Adavere noored ja Põltsamaa noored. Ühiselt pandi kokku õpilasesinduse põhimäärus, tehti lahedaid meeskonnamänge, et see meeskond toimima hakkaks ja toredaid tutvumismänge. Majas toimus megavinge kostüümipäev Halloweenile. Aitäh korraldajatele! Tere, ma olen Selena Targamaa. Meie suured vaimukad õuevahetunnid on tehtud projekti Mina hoolin kaudu. See tähendab seda, et õuevahetunnis proovitakse noortel seda vaimset tervist teisel lähenemisega. Maire Püss Jõgevamaa nõustajate ühendusest on käinud tegemas lahedaid tegevusi ja Helis Ojala käis tegemas lahedaid bingoid. Kõik need tegevused toimusid Lille koolimajas esmaspäeval ja reedel. Eelmine nädal. Sellel nädalal on need tulemas ka. IPN-i noor Emma Pung on ise teinud Emma naljad ja vahetunnis lastakse ta podcasti ja õpilastele see väga meeldib. Tähelepanu, tähtis teada. Seoses koroonaviiruse levikuga hakkavad kirjakandjad töötama kodus. Nad loevad teie kirjad läbi ja kui midagi olulist on, siis helistavad teile. Tähelepanu. Veel üks tähtis teade. Kandke maske ka kodus. See pole vajalik viiruse pärast, vaid selleks, et te vähem sööksite. Karantiinis istues sissekanne päevikusse. Käisin köögis kontrollimas, kas mul on koroona või mitte. Nuusutasin lepasuitsu sinki. 2 uudist. Koroonat mul ei ole. Ja sinki ka enam ei ole. Mille poolest sarnaneb jänes elevandiga? Mõlemad algavad E-tähega. Välja arvatud jänes. Perekond on Prantsusmaa turismireisil. Teeäärses söögikohas tellivad nad prae Canala Peugeot. Praad otsustub suurepäraseks ja perese küsib kelnerilt. Miks on sellel nii kummaline nimi? Kelner puikleb tükk aega ja vastab, see on kana, millest Peugeot üle sõitis. Kaardel vaatab aknast õue ja näeb muusikaõpetajad, kes kannab süntesaatorit. Kaarel ütleb, näe, tädi Jaana toob meile Koitome klaveri. Lasteaiapoiss Juku vaatab õpetaja küüsi, mis on hästi pikad ja kaunistatud mustriga. Juku ütleb, õpetaja, sul on nii pikad küüned. Õpetaja küsib, kas sulle meeldivad? Juku vastab, meeldivad. Nendega on tore puu otsa ronida. Et te teete siin neid vaimukaid vahetunde. Milleks see vajalik on ja üldse, miks te seda teete? No, tere kõigepealt. Et vaimukate vahetundide algatus tuli kooli poolt, eks ju. Ja et Helena ja ma arvan, et õpilased siin on kokku leppinud, et võiks koolis teha midagi vaimse tervisega seoses. Ja et need võiksid olla mingisugused koolimise ja sallimise sellised vahetunnid, kus siis lastega räägitakse hoolimisest ja sallivusest. Ja võib-olla sellest ka, et kuidas siis lapsed üksteisega paremini saaksid suhelda ja mida nad koos võiksid teha ja kuidas nad siis üksteisega kenasti ümber võiksid käia. Ja kas olete saanud juba mingit tagasisidet, et kuidas see lastele meeldinud ja kas teil on olnud tore? Järgmisel nädalal on veel 2 korda ja siis me ilmselt ka viimasel korral proovime natukene küsida, et mis nad arvavad sellest, kas võiks selliseid asju koolis veel teha ja et kuidas see neile tundub, et kas on vajalik ja kuidas nad ennast tunnevad, kui
kui keegi nendega tegeleb vahetunnil. Aitäh, Maire, et sa seda tööd siin meil südamega teed ja siis kohtume järgmine kord vaimukates vahetundides. Aitäh sulle! Meie väikses koolimajas oli mardisantide kogunemine 1. kuni 5. klassile. Õuevahetundides nad siis tegid erinevaid mardimänge ja erinevaid siis teadmisi said nad mardikommetest. Ja peamart oli seal õpetaja Meeli Nõmme. Tere, mina olen Erko Kinguste ja siin videos on näha õpetaja Aili liikuva kooli programmi. Õpetaja Aili käis liikuva kooli koolitusel. Sealt sai ta laheda idee nippe, kuidas kooli elu lahedamaks muuta. Oli koolimaja peale pandud erinevate seinte peale erineva värvi küsimused. Siis oli veel näiteks pesulõksude bingo. Seljapingot teeme täna, mis see tähendab seda, et neil on ülesanne selja peal, nad ise ei tea, mis ülesanne neil on ja vastused on neil siis bingo laua peal. Ja nüüd nad peavad siis leidma ülesande ja vastuse, mis neile siis kokku sobib ja niimoodi tuleb siis see bingo. Siin saab kõndida. Reklaamipaus. Meie reklaamipausil te näete ettevõtlike õpilaste 3. C-klassi Eliise Seppri ja Claudia Mäe reklaami. Reklaamipausi ajal te näete ka Füür Oksana paroodiat, kus on meie kooliõpilased ja selle eestvedaja Martin Suursaar. Tere, minu nimi on Eliise Seppri ja ma käin Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3. klassis. Suvel ma mõtlesin, et kuidas ma saaksin endale raha teenida. Emme aitas mul välja mõelda, et ma võiksin hakata ravimtaimi korjama, millest saab teed teha. Siis ma korjasin taimi, kuivatasin ära, pakkisin ära, panin sildid ilusti peale ja siis ema aitas nad Facebookis maha müüa. Mulle meeldis selle töö juures kõige rohkem see, et ma saan inimesi aidata ja raha teenida on üldsegi väga tore. Tšau! Tere, minu nimi on Claudia, käin Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 3. C-klassis. Suvel tuli mul äge mõte hakata tegema ise hügienilisi huulepulkasid. Ta on 100% looduslikest koostisainetest. Valikus on siis siuksed jänesega, valge kestaga ja läbipaistva kestaga. Ja soovi korral saan ka lisada mikapulbrit, mis teeb siis huuled kergelt sädelema ja annab natukene roosat värvi. Kui tahad huulepulki osta, siis otsi üles mu ema Facebook või püüa mind kinni kooli pealt. Tšau! Какой стройный. Приехал, наверное, к нам в гости как-то, да? Гуляли бы по городу. Давайте к нам, пожалуйста. Что вы скучаете? Попробуйте. Нарва приветствует вас. Ну, как оно? Куда едем? Найдем Оксану. А потом? Потом посмотрим. Народ слезам не верит, братан. Поехали. On äri, mingi mõte või idee või õpilasfirma, siis anna meile sellest teada, et meie saaksime ka seda enda reklaamipausi ajal näidata.
tere, mina olen Katleen Tõnson. Siin videos tegi Külli Kalvist hästi kihvti tunni teemal ametid. Ta lähenes väga ägedalt, näiteks kuidas Siiami kaksikud elavad. Alustas sellega, et Tuhka-Triinu tegi tööd niimoodi, et ta tantsis samal ajal. Ta andis õpilastele põlled ja nad pidid samal ajal proovima triikida. Õpetaja tegi ka lähedalt viktoriini, mille nad tegid aktiivse õppimisega. Ja siis tuli huvitav jutt sellest, kuidas esimesed Siiami kaksikud avastati ja nad mängisid, kuidas olla Siiami kaksik. Lõpuks rääkisid mõned õpilased oma muljeid. Laura Selle, Ketlin ja Rasmus, teil on üks tulevikuamet välja mõeldud. Tutvustage meile. Vilve Takkjas. Mis ta teeb oma töös? Ta hüppab lennukist alla ja taha ja proovib pilve kuidagi mingisugusesse anemasse koguda. No nii. Ja kui ta selle sinna kogub, siis ta viib selle teadlastele ja... Aha, seda saab uurida. Sõitmise õpetaja. No nii, mis ta teeb oma töös? Õpetab teistele hõljukiga sõitmist. Väga hea. Veebis sõnavarakult. Okei, mis ta teeb? No kontrollivad. Et kui sa tahad saada kellelegi mingi paha kirja, et sa ei lase, et kui sa vajutad enterit, et see lihtsalt... Aha, et ta kontrollib juba enne saatmist ära, et seal ei saa midagi olla valeti, jah? Kas see on selline elektrooniline või on päris inimene, kes seal taga on? Elektrooniline. Elektrooniline kontroll. Et Siiami kaksik on väga raske. Minemaid uusi ameteid, mis võiks kunagi olla. Ma õppisin tunnist vanasõnu ja ma ei teadnud kuigi palju see. Et väga raske on olla kellegiga koos. Väga raske. Need asjad, mis meie jaoks võib olla kerged, nende jaoks on väga rasked. Viienda klassi noored on teinud lühiklipid, kuidas raha säästa. Tere, mina olen Emma ja täna ma räägin oma rahanipist teile. On 3 erineva ümbriku. Esimeses ümbrikus on millegi suure jaoks, näiteks uue telefoni jaoks. Teises ümbrikus ma saaksin sõpradega kinos käia või lihtsalt nendega väljas olla. 3. ümbrikus ma saaksin endale poest midagi meelepärast osta. Ja kui ma saan natukene sularaha või täpsemalt taskuraha, jaotan ma need 3 osaks 3 ümbriku vahel ära. Ja sellega oligi minu nipp. Ja kindlasti kasutage seda. Head aega! Hei sõbrad, kas teate, kuidas meie raha säästame? See on meie kaksikute nipp, minge vanematega poodi ja laske neil kauba eest maksta. Siis jääb sul enda raha alles. Olgu teil üks tore päev. Head aega! Õpilase Kaursuni säästunipid osales vabariigis videokonkursil Minu rahanipid. Tema video oli 9 finalisti hulgas. Krõps on jama. Ostad jama, põletad raha. Parem pane oma raha kasvama. Mina andsin oma sünnipäeva raha isale, et ta ostaks mulle Tallinna Vee aktsiaid. Ja kui keegi Tallinnas pesemas käib, tikub ka midagi minu rahakatti. Viljandis Männimäel siis avati hiiglama suur jalgpallihall. See on täispuutav, aga see ka ei ole täispuutav. Et seal on nagu hästi palju riietusruume ja see hall on
mega suur ja seal on jõusaal ka olemas ja seal on erinevaid toite ja snäkke saab võtta sealt kuskilt sealt lähedusest. Ja ma siis esinesin seal enda tantsustuudioga, Dance Stream, Riita Mukkel siis mõtles meile selle kava aga pool sellest kavast ja me esisime 2 kavaga. Üks oli, kus pool oli siis Riita kava ja teine oli meil ühe õpetaja, kes tuli kaugemalt ja siis me esinesime ja siis see teine kava oli ka selle teise õpetaja oma ehk siis Kalver Kaseurakonda. Et hästi lahe oli. Väga tore ja siis meile anti nende jalkapoiste, seal kes on see Viljandi tulevik, see jalkameeskond, anti need pluusid meile selga ja ma sain siis Tingo oma. Väga lõbus oli. Me tegime koolipere seas küsitluse, milline on hea inimene. Hea inimene. Ma arvan, et kõik on head inimesed. Ainult selleks ole, et kellega siis sa parasjagu suhtled. Et kelle jaoks sa oled ja kelle jaoks sa ei ole, sest et inimesed on väga erinevad. Soe. Abivalmis, lahke, sõbralik. Siis kui ta on viisakas ja tark. Aitab teisi, ta kuulab teisi, kui keegi räägib talle rumalust, siis näiteks ta ei kuula seda, kui keegi sunnib tal midagi teha, nagu keegi võõras ütleb, et ei, ta teeb enda asju edasi. Ta koolis on hea inimene, ta teeb enda õppimisega, ta alati aitab teisi, kodus aitab teisi. Hea inimene on hea inimene. Mina arvan, et hea inimene on kooskõlas enda südamega ja kui ta kuulab enda südant, siis ta käitub hästi nii enda kui teiste suhtes. Mu vend on hea inimene. Siis, kui ta on sõbralik. Ta jagab söögi, kui teised ei ole. Selline inimene, kes on sõbralik. Ma arvan, et on sõbralik ja hea. Sõbralik ja hea ei tee haiget. Lahke ja abivalmis. Minu arust on hea inimene, ustav ja aus. Tore, lahke. Siis kui olla väga viisakas teiste vastu ja temad teevad sinule samamoodi. Lahke, rõõmus. Südamlik. Tolerantne inimene on viisakas ja lahke ja teistega arvestab. Hea inimene on selline, kes ei tee teistele liiga, on lahke, ei mõtle ainult enda peale, ei pahanda. Hooliv, kes märkab ja ulatab vajadusel ka abikäe. Meie teeme püüktelesaadet Tegus hääl. Oled oodatud meie punti. Ootame sind, vahvat ja tegusalt noort oma meeskonda. Tule teeme saate noortelt noortele. Et meie saade oleks mitmekülgsem ja huvitavam, ootame Lustivere ja Adavere noori pühapäeval kell 2 Põltsamaale Lille koolimajja meiega ühinema. Olen Kaisa saates Tegus hääl. Kui sa sooviksid ka liituda meie saate meeskonnaga, et teha oma uudistesaade, siis kirjuta meile aadressil pyükmeedia@gmail.com. Aga selleks, et meie tiimiga liituda, peavad sul olema olemas mõningad teadmised ja oskused ning suur huvi meie tegemiste vastu. Näiteks, kui sa oskad sõnu ilusasti ritta seada ja nalja teha ning sulle pakub huvi ka horoskoobi müstilisus ja võlu, siis sa sobiksid meie saate horoskoobi lugejaks. Kui sulle aga pakub huvi hoopis ilmateade ja sa tahaksid teada, mis ilm on homme, ülehomme või 3 päeva pärast, siis sa sobiksid meie ilmateate lugejaks või ilmaendustajaks. Kui aga sa oled väga loov inimene ja sulle meeldib ennast väljendada ja oma loomingut luua, siis sa sobiksid hoopis loovusnurga tegevjuhiks. Kui sa tundsid ennast nendes kirjeldustes ära, siis palun kirjuta meile aadressil pyükmeedia@gmail.com, sest just sinust võib saada meie saategrupi liige.
selline oli meie tänane saade, aitäh vaatamast!